Peamine see tulemus või enda jaoks on just see tunne, see mõnus olemine, see mõnus inimeste selline õnn ja rahulolu ja armastuse väljendus. Ma olen 3. aasta siin festivalil, 2009 ma alustasin, kui minu hea sõber mind siia tõi ja pean ütlema, et see muutus minu elus päris palju. Ma olen viimase 2 aastaga jooksul õppinud ja teada saanud rohkem kui eelmise 42 aasta jooksul kokku. It took me one day to calm down and feel the atmosphere and the trees and things and music. Очень чистое, теплое, уютное. Хочется здесь жить. Leia End, see on esoteerikafestival neile, keda erutab vaimne areng, kes kuulatavad looduse rütme, tunnevad huvi psühholoogia vastu ja kibelevad kokku saama tervendajatega. Eesmärk on üks, iseennast ja ümbritsevat maailma paremini mõista ja seda kaudu tasakaalu saavutada. На мой взгляд, вот эти вот психотехнические практики из разных народов, традиций, эпох, они являются альтернативой для наркотиков и алкоголя, потому что это совершенно безопасные средства, при помощи которых на время можно выйти за рамки, за пределы своей обычной социальной жизни, ну и получить как бы душ, такой вот душ для ума, для тела, для духа. Ma olen sellel festivalil juba 3. korda ja iga kord peab ütlema, et see on erinev. Et siin juhtub palju asju inimeste enda sees, kuna selle nimi ongi Leia End. Et praegu siin tipis hakkabki meil perekonna loeng ja siis pärast loodame teha sellise spontaanse mängimise, kus igaüks mängib. Ei olegi tähtis, kas ta oskab mängida, aga lihtsalt mängib. Ja võib-olla siis õnnestub ka meil selline juturing, kus igaüks räägib seda, mis tal tõeliselt südames on. Et ilma selleta, ilma teesklusteta, ilma hirmudeta, lihtsalt olla selline, nagu ta on ja püüda tunda seda, et me oleme üks ja me oleme tervik.
Черту истину, я пойду с Оскаром направо. А вот мадам может продолжить сейчас. А вам все-таки было бы интересно, да, если... Мне повезло, что у меня 4 поколения со стороны мамы и 4 поколения со стороны папы, вернее, которые я только знаю, занимались в той или иной степени знахарством. Я 20 лет профессионально занимаюсь профессиональным целительством. Вот мы как-то так сразу пошли от медицины уходить. В 92 году мы создали в Риге еще как бы неформальную ассоциацию народных целителей. Нам удалось в классификатор профессий ввести профессию целитель, и с нами перестали воевать как с ветряными мельницами или как инквизиция, как это, охота на ведьм устраивать. Стала профессия, стандарт профессиональный, направление деятельности, цели, задачи. И этот вопрос решился сразу. Ну, конечно, мы стали конкурентами, наверное, для ортодоксальной медицины. jah, nüüd on okei. Anna Varraska. Siin on väga huvitavaid kontakte olnud, kontakte Peterburist inimestega, kontakte Riiast. Jah, sest suuremas plaanis me ajame ju kõik ühte asja. Et see on see ja hoida kokku sarnaste teemadega inimestega, sarnaste mõtteviisiga inimestega, et see on nagu see peamine, et meil on koos on meil vägi suurem. Ja kindlasti nagu selle ürituse nimi on Leia end, et siin on neid kohti, kus võib midagi leida enda jaoks, kus võib mingi äratundmine tulla. Ja mina tunnen ise seda, et kui kas või üks inimene on sellelt festivalil saanud või kas või meie enda koolitustelt sisemise tarkuse koolis Universus, siis kas või üks inimene on saanud kas või ühe lause või sõna, mis teda puudutab, siis on meie missioon nagu täidetud. Üksteisega koos olemist, jagamist, täiendamist ja sihukest avatud suhtlemist ja väga palju armastust. Need on hingemandalad, et on inimese tema valgustruktuur, ütleme tema see kõrgema minapilt valgusenergia kujul ja värvide kujul. Ma vaatan tema neid vaimseid kehasid ja need moodustavad mandala kujutise. Mandala on täiuslik olemine sanskritis. See on nagu valguskanal, istud siin, valguskanalis kõik muutub. Sa oled nagu valgustoru, lased seda informatsiooni läbi. Keha nagu polegi. Kehateadus kaob ära. Inimene on armastuse kehastus. Et see on see algplaan sellele mandalale on vanast India Veda õpetusest. Pea 5000 aastat vana õpetus, inimene koosneb kihtidest. Et täpselt samamoodi. Ja selle tabeli peal, mida ma inimestele näitan,
kõik on nagu armastuse kihid. No sanskritis on kirjeldatud, et see on armastustegudes ja mõistmistes, armastus teadlikkuses, kõik, igal kihil on oma tähendus. Roosakas armastuse energia või mis siin nagu südame keskel on, see on nagu see, nemad kirjeldavad nagu õndsuse keha seda. Et hing on mässitud õndsuse keha sisse ja aeg-ajalt inimene tunnetab õndsuse laineid elus. Aga õndsust ei saa kuidagi kirjeldada. Tähendab, ta on kirjeldamatu, sa kirjeldad õndsust ei saa. Õnne võib sa kirjeldada, aga õndsust sa ei saa kirjeldada, sest see on kirjeldamatu seisund. Kui inimene on õndsusseisundis. Kui inimesed on õnnelik, siis olen mina ka õnnelik. Et kui teen neid pilte, inimesed tunnevad ennast hästi, on toimunud mingi muutus, siis see ka kajastub minust täpselt samamoodi. See on nagu koostöö oma vahel. Siis on veel siuke vill. Aastal 2007, kui ma hakkasin lugema ühte raamatut Aleksander Sviassi, mida teha siis, kui kõik pole nii nagu vaja. Ma ei saanud aru, mis tähendab mõtetega oma elu juhtimist. Ma viskasin selle raamatu nurka ja läksin ööklubisse pidutsema. 2009. detsembris ma lugesin selle 3 või 4 õhtuga läbi ja ma teadsin kõik, mis seal on kirjas. Ja järjest rohkem ma veendun selles, et mõtted materialiseeruvad. Kui sa iseennast oled saanud negatiivsusest välja ja puhtaks, siis need asjad, mis sa soovid, need täituvad. Ma soovisin kevadel endale kaaslast ja palun väga, peale jaanipäeva on see kaaslane mul olemas. Ja täpselt ka selline inimene, nagu ma enda ellu soovisin. Kuidas te soovisite? Paljud ütlevad, et ma soovin, aga ma ikka ei täita. Neid ei tohi välja rääkida. Сейчас мы наберем водичку отсюда. А так как вода очень быстро передает информацию, да, она вот течет здесь очень быстро, обтекает и передает информацию. Так вот мы сейчас каждый подержит эту чашу и вложит туда свое самое-самое сокровенное желание. И потом мы это отдадим нашему водяному, и он уже распределит по всей водной стихии. То есть вот эта речечка, она потечет дальше в какое-нибудь море, да, из моря она выйдет в океан, и так пойдет это наша с вами информация, и за счет матушки Земли это все усилится, и пойдет вот как вода вечная, да, вот, испарение, и опять уходит. Вот, поэтому давайте сейчас. Да. По солнечному кругу. Да. Прежде чем, конечно, что-то просить, надо что-то дать, да? Поэтому вот эти вот цветочки, травки, это вот как наш подарок водяному. Вот все приходят, дай. Теперь мы просим. Попробуем наши цветочки. Mis kõige huvitav on see, et inimene on tegelikult nii rumal olevus, et ennem peab juhtuma tema elus ikka sedagi sellist, et ta saab sellise hoobi, et silmamunad kuskil 0,5 meetrit peast välja lendavad ja siis laksuga tagasi. Ja vaat siis hakkad selles midagi tegema. Õpid tundma elu märke, näiteks elus on samamoodi nagu liikluses, kus sa pead välgima neid märke. Ja siin on lausa tulevärk, kui palju huvitavaid inimesi ja kui palju huvitavaid esinejaid, et see peaks saama Eestis kuidagi veel laiema kandepinna, et niisuguseid üritusi korraldataks. Ja
inimesed saavad palju abi oma tervisele ja pikendada oma eluiga, sest inimese eluiga on väga lühike ja inimesed enamuses võivad ütelda nii, et vaat nüüd tuli mõistus pähe ja nüüd hakkame ära surema.